Tere tulemast, te kuulete Tõrva Gümnaasiumi meediaklubi podcasti. Mina olen Mikk Üksvärav, siin stuudios täna on 4 inimest ja äkki ma lasen kõigil ennast tutvustada, et Aigi, kas sina saaks ka järgmisena ennast tutvustada? Tere, mina olen Aigi ja mina olen Tõrva Gümnaasiumi noorte ja projekti juht ja südamega noorsootöös. Mina olen Liisa, ma olen Tõrva Gümnaasiumi 11. klassi õpilane. Tere, mina olen Kristin Appast ja mina olen Tõrva vallas noorte heaolu spetsialist. Et ma küsiks, Kristi, sult esimese küsimuse, et kuidas sa sattusid noorte heaolu spetsialisti ametisse? No see tegelikult tuli minu jaoks väga loogilise sammuga, et nüüd ma isegi tea, umbes 4 aastat tagasi ma tulin uuesti Tõrva elama ja ennem seda ma olin omandanud siis sotsiaaltöö eriala, lisaks siis ärijuhtimisele ja ma olen kogu aeg mõelnud, et ma ühel hetkel tahan tulla enda kodukohta tagasi ja kuidagi kogukonda panustada ja kui ma õieti mäletan, siis algas niimoodi, et kõigepealt oli meil COVID-kriis, on ju, ja siis tollane siis vallavanem Aida Ruusmann kutsus mind COVID-koordinaatoriks valda. Et nii ma sattusin siis vallaasutusse tööle ja ma olin siis, üritasin koostööd, ma tegin koostööd kooliga, sest see oli kõigile väga suur šokk COVID-i ajal, jäid lapsed koju ja sealt tuli väga palju probleeme, et selgus selline tõsiasi, et paljud lapsed oli ainuke soe söögikord päevas oli koolitoit ja siis me hakkasime organiseerima seda koolitoitu lastele koju ja viisimegi neile selle koju ja andsime üle ja see oli suur töö, haarates siis kaasa terve Tõrva sotsiaalosakonna töötajad, koduhooldustöötajad ja me nägime toitu üle andes, mis olukorras olid lapsed, sest et nagu me tagantjärgi meedias kuuleme ka õudseid lugusid, et paljudest lastest ei teatud kuude kaupa mitte midagi ja me selle tõttu ka päris nagu vahetasime infot ja siis edasi tuli see sama asi, kohe need samad vaimse tervise probleemid, sest et noorele inimesele on see kohutav aeg, kui ta ei saa suhelda teiste noortega ja paljud noored elasid seda väga karmilt üle, mõned elasid üksindust üle, terve hulk noori oli see, kes ei suutnud distantsilt õppida. Neil oleks vaja olnud seda tuge, nad kaotasid sõbrad ära ja see aeg oli meil ju pikalt ja sealt, kui see aeg lõppes, siis ma sain aru, et ma olin tundma õppinud Tõrva peresid, neid noori, näinud natuke neid kodusid ja siis mu süda oli läinud, et ma teadsin, et ma tahan kindlasti jätkata sotsiaalvaldkonnas ja ma pean neid noori aitama, nii et sealt edasi ma olin mingi aeg, tuli meil Ukraina sõda, tegelesin Ukraina noortega, Eesti noortega, natuke olen aidanud ja asendanud lastekaitsetöötajaid ja lõpuks olen siis leidnud selle, milleni ilmselt kõik need vaheetapid olid vajalikud, et ma olen nüüd noorte heaolu spetsialist ja minu põhitöö on siis, et ma töötan noortega, kes ei õpi või ei ole suutnud minna tööle, et nad on kodused erinevatel põhjustel 4 seina vahel. Aga milline näeb välja nagu sinu igapäevatöö Tõrva vallas? Hästi huvitav, et ma nüüd see noorte heaolu spetsialist olen olnud 2 aastat. Et kuidas ma need noored jõuan, et on riiklikud andmebaasid, et sinna jooksevad siis kokku sellised nimed, sellised noored, kes ei ole kuskil kas koolis arvel või nad ei ole siis töötamise registris arvel või töötukassas arvel. Ja läbi aastate neid on umbes natuke alla 50 noore, tulevad siis läbi selle seire minu lauale, et hea on nende juures see, et 1/3 tegelikult nendega on kõik okei ja nad töötavad lihtsalt välismaal. Et on võtnud vaheaastad, kas nad on siis Austraalias, mõned on Ameerikas, kuskil on ära, ma kirjutan või helistan neile või juba ütleme nii, et ma olen Tõrvas nii kaua olnud, et näen juba nimedest ära, kelle lapsed need on või helistan nende vanematele, kui kätte ei saa ja siis nad naeravad, et ei, meiega on kõik okei, et ja sinna taha kirjutan siis märke, et nendega on hästi, et kui tulete uuesti Eestisse tagasi ja teil on siis vaja abi, et uuesti järje peale saada, et võtame ühendust. Siis 1/3 on sellised noored, kes töötavad mustalt ja mina arvan see riigi vaatest ei ole okei, minu vaatest on okei, et ma tean nendega on hästi. No kes need on siis? Küünetehnikud,
kes võib-olla mõned juuksurid, siis Bolt ja Wolt ja nii edasi, kes sõidavad taksot, nad seda oma tulu ei kuskil ei deklareeri. Aga siis see 1/3, siis on need noored, kelle pärast mul süda väga-väga valutab, et need ongi siis jäänud koju 4 seina vahele, et elavad täiesti eraldatud oma maailmas, neil on väga tugevad vaimse tervise probleemid, väga suured alaväärsuskompleksid, sõna kool tekitab neile judinaid, tööintervjuudele nad ei suuda minna, sest ärevus on nii suur, nad ei suudaks enda eest seista, nad ei suudaks seal intervjuul rääkidagi. Ja need on siis, kes tulevad seirest, aga lisaks ma nimetan neid siis ka seire või nimekirja välistest noortest, et kuna ma siin olen juba tükk aega toimetanud, siis minuga võtavad ka koolist ühendust tugikeskuse töötajad, sotsiaalpedagoogid, siis lapsevanemad ise, mõnikord on keerulisem juhtum, kõige rohkem armsam ja südamelähedasem on see, et kui mõni noor mulle kirjutab, et mul on oma sõbra pärast mure, et sõber ise ei kirjuta, aga et tal on endal väga suur mure, tal on ärevus, kas on kodus midagi väga pahasti või on koolis pahasti, et kas sa saaksid aidata. See tähendab seda, et noor on hakanud usaldama, et ta muidu ei tule minu juurde, et see väikelinnas, see konfidentsiaalsuse teema on nagu ülioluline, et kui sa ükskord oled seda murdnud mingi noorega, siis see läheb nagu kuli-tuli ja seda tagasi ei saa, et seda kui noor tuleb minu kabinetti, siis esimene asi on see, et esiteks me arutame ainult võimalusi, mina ei suru peale midagi ja alati rõhutan, et kõik, mis me räägime, jääb siia kabinetti, et ei ole tabuteemasid ja isegi kui nad algul seda ei usu, siis võib-olla on tagasihoidlikumad, siis minu juures noored käivad pikalt, et vaimse tervise teemad on sellised asjad, et seda ei lahenda lühidalt, et tegelikult väga avatult ikkagi räägivad ja nii on. Aga liiguks natuke veidikene teise teema juurde, nimelt sotsiaalmeedia. Kuidas mõjutab sotsiaalmeedia noorte enesehinnangut? Ma arvan, see on, kui ma siia tulin täna rääkimas, mõtlesin, et miks on meie noorte seas nii palju ärevust ja kindlasti üks suur põhjus on sotsiaalmeedia, sest et noored ju kogu aeg võrdlevad. Et üks noor on kunagi nutnud, mulle ütled niimoodi, et noorte jaoks ma olen ju muldvana inimene, et mõtle, kui hea teie ajal oli, et ei olnud seda sotsiaalmeediat, ei pea võrdlema. Nad ju kogu aeg võrdlevad, kas ma olen piisav, kas ma olen piisavalt pikk, kas ma olen piisavalt kõhn, kuidas mu juuksed on, kuidas mu nägu on. Me näeme ise, kuidas moed muutuvad nii huulte, nina kui tagumikkude suunas siia ja sinnapoole ja see on see, mis neid ajab hulluks, võrdlus, pluss see asi, mida pole isegi mõtet rääkida, et kui vanasti oli näiteks koolikiusamine koolis, siis nüüd on koolikiusamine ka kodus ja netikiusamine on kõige hullem kiusamine, sest mina ise mõtlen, et see, kui oleks täiskasvanute maailmas sama asi, mis on noorte maailmas, mina arvan, et mina julgeks tööl käia, sest et kui keegi sind filmib, teeb sinust mingi meemi, saadab sõpradele, kõik irvitavad, räägivad, see jääb sinna, et see on ju kohutav pinge, et ma ei kujuta ette, et kui mu kolleegid mind näiteks filmiks ja omaette naeraks, et ilmselt ma nagu järgmine päev ei suudaks minna, et selles mõttes ma tohutult tajun seda hirmu ja ärevust, mis ikkagi sotsiaalmeedia tekitab. Aga kui filmitakse, kui tehakse nalja üksteisest, et kuidas noor saab sellega toime tulla? Tead, selles mõttes on raske teema, et alati nagu öeldakse, et ma peaks ütlema, et tule ja räägi ja anna teada veebipolitseile ja peadki seda tegema, aga tead, ma tahan öelda seda noortele, et esiteks ärge filmige, see on ülirõve, see on ülinõme, nii üldse nagu kiusamine, ülinõme asi, nii sama on teise inimese filmimine ilma loata ja need noored, kellel on suur armastus ja saadavad endast siis ütleme veits sellise seksika sisuga klippe oma kuttidele või sõbrannadele või ärge tehke seda, sest et mina näen, et see armastus on 1-2 kuuga möödas ja neid sealt maha võtta on väga raske ja mul on olnud väga karme juhtumeid, kus siis noormees kasutas selle tüdruku saadetud filmilõiku, mis talle oli mõeldud ja saatis selle laiali ja see neiu tegi ikkagi suitsiidikatse, sellepärast, et nagu me teame, et mis on netis, see on netis, et sealt nagu asja ära saada on väga-väga keeruline.
et ma tulen just tagasi Portugalist, eile jõudsin ja ma kavatsen hakata sellest rääkima, et Portugalis on riiklikult seadus vastu võetud, just riiklikul tasandil, mitte kooli tasandil, sest koolis meil on ju niimoodi, et kui koolid saaks valida, siis osad koolid võtaks selle vastu ja osad ei võtaks vastu, et koolis ei tohi olla mobiiltelefoni. Sa tuled hommikul kooli, sa paned mobiiltelefoni oma sinna lokkerisse ja võtad selle õhtul ära. Ja mis see tähendab? Kõik noored on tunnis kohal. Algul on igav, aga siis igavusest hakkad õpetajat kuulama. Pluss nad ei vilmi 11, nad ei vilmi õpetajat. Ega see on ka surve õpetajatele. Samamoodi on mul üks õpetaja ütlenud, et ta ei taha olla enam õpetaja, sest talle ei meeldi, et ta filmitakse. See on ju okei, kellele meeldib. Nad saavad keskenduda ja nii on. Ja siis, kui ma küsisin sealt Portugali pere käest, et kas ei tekitanud siis vanematest pahameelt, sest ma olen praegu kuulnud, et mõned räägivad, et issand, ma ei saa oma last kätte. Nad ütlesid, nagu mis mõttes, me tahame, et laps koolis õpiks, me tahame, et ta tunneks turvaliselt, üks päev tema vilmib, aga järgmine päev võib teda vilmida. Et ma väga loodan, et Eesti jõuab sinnamaani, et koolis oma mobiiltelefonid keelatud, et ma tegelikult küsiks siin kohal, et Liisa käib veel koolis, et kuidas sina suhtuks sellesse? Ma pigem ei nõustu sinuga või ma mõtlen, kui ma ise olen gümnaasiumi, siis minul ei tee sellist probleemi ja vahepeal tõesti on vaja telefoni kasutada, nagu tõesti on vaja kellelegi kirjutada või mingile sõnumile vastata või ükskõik mida, siis sul lihtsalt läheb telefoni vaja ja ilma selleta ei saa, aga nojah, ma pigem ei nõustu. Aga võib-olla siis pigem nii, et gümnaasiumi osas võiks olla, kui inimestel juba eeldastavasti on mõistus peas, aga nagu noorematel. No ja võib-olla siis tundidest telefonid ära võtta, aga mitte nagu terveks koolipäevaks. Okei. Mina olen muidugi naiivselt nagu seda loodan, et kuidagi inimestel ja õpilastel ja noortel tekib endal see tunne, et me ei vaja seda telefoni, me ei ole vaja tegelikult kogu aeg olla kättesaadav ja me ei pea kogu aeg nägema seda sõnumit, et see ärevus kaob ära, sest et ma ise tajun ka, et mina olen ka täielik nutisõltlane, et kui telefon jääb kuskile koju, näiteks hommikul tulen tööle, siis on ju paanika, appi, mis nüüd saab, on ju. Tegelikult ei saa midagi, lihtsalt võib-olla inimene ei saa mind kohe kätte. Tegelikult olen ma ju ikkagi kättesaadav kõigi jaoks. Aga ma kardan, et sinna veel natuke pikk tee, sest et ma olen, kui ma Häädemeeste koolis töötasin, siis oli sama teema selle mobiiltelefonidega, et paneme hommikul ära, meil on nutivaba ala, kui sa tahad rääkida või teha, siis mine õue ja seal saad siis nii-öelda olla enda nutikes või rääkida, on ju. Et seal oli ka, et ikkagi õpilased olid väga vastu sellele, ei tulnud sellest midagi välja. Aga ma loodan, et ka, et see ikkagi läheb sinnamaani, et lõpuks nagu kuidagi me saame lahti sellest sõltuvusest. Ma arvan ka, et me saame lahti, aga isegi me peaks siuke keeld tulema, siis ma arvan, et õpilased leiaksid teistsuguse viisi, et ikka telefonis olla. Et see nutisõltuvus on tõesti nii hulluks läinud. See võiks olla mitte keeld, vaid kokkulepe. Kompromiss. No jaa, aga vaata, see on ka tehtud ju selline katse, et sa loed raamatut, lihtsalt juturaamatut ja sul on telefon siin. Siis katsed, mitu lehekülge sa saad luua ilma, et sa hakkad scrollima. Nii. Isegi kui sul telefon on välja lülitatud hääletu peal, ikkagi see segab, aga kui sul on telefoni ei ole, siis inimene suudab paremini keskenduma. Et ma nagu võitlen ka nende laste nimel, et kui nad tunnis suudaks keskenduda paremini, siis neil oleks ju kodus vähem õppida. Et see on ja samas see tekitab neile teatud ärevust. Et kui me täna räägime vaimsest tervisest ja ärevusest, siis see on väga-väga seotud. On, absoluutselt. Ma olen ise tajunud seda, et kui ma olen jätnud vähemaks seda nutiasja või ühesõnaga seda kättesaadavuse teemat, siis see vaikselt maandub. Algul ongi raske, aga see läheb mõnusamaks. Aga siis on mul on nagu see, et ma vahest kirjutan Messengeris nagu õpilastele, kui mina üritan neid kätte saada, vaja midagi kiiresti öelda, et Mikk, kuule, meil on vaja nüüd täna podcast teha, on ju. Ja siis Mikk vastab mulle keset tundi, siis millega sa tegeled? No võt. Et selles mõttes, jah, see on siuke huvitav. Ise toidan seda sõltuvust. Ja mina ütlen niimoodi, et mina tunnen nagu survet, et Raina ema ehk minu õde ja ka minu mees on mõnikord hullult vihased, et ma Messengeris vastan neile alles õhtul. Sest ma nagu teadlikult, ma ei viitsin, et plinnid käivad ju kogu aeg
ja siis, kui ma võtan mõnikord õhtul leidan pikali voodis, võtan telefoni, siis vaatan, kõik asjad on lahenenud. Miljon küsimust on, nad ei ole mind kätte saanud ja kuidagi kõik elu on nagu edasi läinud, et aga töötades noortega, jälle see on teistmoodi, nagu ma tahan selle välja tuua, et ütleme, et kui noor tuleb esimest korda minu juurde, et ma räägin veel kord, et mul on põhiliselt on ikkagi ju mures noored, riskinoored, et ega nad ei usalda, nad ei võta silmsidet, kapuutsid on peas, ei vaata mulle otsa, siis me seal, nüüd ma enam ei karda, ma ju tean, et see on kõik mingi kaitse, et neil ei ole midagi minu vastu ja nad väga ootavad abi ja nad tahavad tegelikult tohutult rääkida. Ja siis ma mõtlen, et esimesed kord mõtlesin, issand jumala, ma ei jõua temani, ma ei jõua, et ma nagu räägin, teen nalja, proovin, annan endast kõik. Ta lihtsalt läheb uksest välja, ütleb tšau, ma küsin, kas me kohtume veel, või arusaamatu üminan. Ja siis ta jõuab ilmselt ohutusse kaugusse 10 minuti pärast. Ja siis ta julgeb kirjutada Messengeris. Siis tulevad sõnu, südamed ja tähed ja lendavad sellised emotikonid, mida ma polnud ennem näinud, et see väljendusoskus ka on ikkagi noortel on Messengeris, nendega lihtsam. Ja nüüd ma juba tean, et kui ma tahan päriselt teada, siis ikkagi, mis ta tuhan selle Messengeris kätte. Jah, minu meelest ka, et ütlusoskused või see kuidagi nagu kannatab tänu sellele, et kõik toimubki Messengeris, emotikonidega, kõikide mingid, ma ei teagi, kuidas öelda, mingite paroolide näol siis on ja, et aga jah, sellepärast me peamegi rohkem kokku saama oma vahel jutustama, silma vaatama ja podcast'e salvestama näiteks. Ja ei tohi ka minna liiale, sest kunagi me käisime mingil koolitusel, et kuidas siis vana inimesi, ma räägin endast, õpetada seda, et mida noorte need emotikonid tähendavad, eriti kui nad pannakse üksteise järgi ritta, vaatasin kunagi ühte dokumentaalfilmi ka. Samas, kui ma räägin noortega, aga noor ei eeldagi, et ma pean seda teadma. Noor eeldabki, ma ei peagi olema lõputult noortepärane. Et ma naersin seda, kui mu enda poeg ütles, et see on äärmiselt solvav, kui pannakse lihtsalt see pöidlamärk. Solvav või? See on väga solvav. Kuuled, Liisa, see on väga solvav. Et sa ei suuda muga suhelda, sa paned oma mingi rõved rasvase pöidla. Et sa ei viitsi nagu midagi muud vastata. Jaa, aga vana inimestele antakse andeks. Okay. Ja siis ma naersin seda, et ma ei tea, kas Liisa või keegi sina rääkisid, et mõnikord noored kirjutavad mulle kahe iga. Vaata, miks nad nii kirjutavad? Mulle tundub nagu, et sa venitad, nagu sa ei viitsi eriti, et aga tegelikult see pidi ikka nagu tore tähendus olema. Kui sa nagu paned rohkem tähti juurde, siis saad nagu sõbralikum. Mina kirjutan kogu aeg nagu mitme tähega. Okay. Nii et Kristi oligi mingi, et kas nad on vihased mu peale, et ma nagu ei vastupidi. Aga kui ma suurte tähtedega kirjutan, siis on ikkagi karjumine. Või siis hästi elevil, ütleks ma. Lahe. See on sellest võttes huvitav. See on siuke omaette kultuur, siis Messengeri kultuur. Näiteks see nutmisnägu või see emoji tegelikult tähendab naermist. Nagu mina kasutan. See, kui on nagu suu kriips kõrvuni. Just nagu nutad niimoodi alla. Keegi tegelikult see on nagu ülinaljakas. Keegi saatis mulle ka täna selle ja siis ma mõtlesin, et mis... Okei. Lahe. Kõige rohkem muidugi vihastab see, et ma kirjutan hästi pika mingi kirja mõnele noorele, et ma olen saanud võidelnud talle välja mingi ägeda töökoha või asja, et ma sain su tööintervjuule. Inimene otsinud kaua tööd. Siis ta kirjutab mulle vastu, tähed lihtsalt. Mida kirjuta kasvõi tänan või kasvõi jokk või pane kasvõi see poidlemärk. Aga mis asi on Aga Liisa ütles, see ka väga halb asi ei ole. Ma vahepeal kasutan seda küll, aga mitte sellisel eesmärgil. Ma lihtsalt mõtlen. Aga ma küsiks teie käest, et kas teie nooruses räägiti vaimsest tervisest nii palju, kui täna räägitakse? Minu nooruse ajal oli see selline ikkagi tabuteema. Ja ma nagu mõtlen ise nagu ka, et millal ta enam ei olnud tabuteema. Minu meelest ikkagi ta oli päris hiljuti oli see, kui nüüd sellest hakati julgeti rohkem rääkima ja tänu COVIDile. Minu meelest COVID ongi nagu selles mõttes see on COVIDi positiivne külg siis, mis ta nagu välja tõi, oligi see, et inimesed hakkasid rohkem julgemat tunnistada, et jah, mul on mure ja ma ise olin ka sel perioodil, et kui see COVID tuli, siis mul tekkis nagu tohutu ärevus, hullult kartsin seda.
ja siis ma, peale seda mul tuli läbipõlemine ja siis ka, et ma mõtlesin, kuidas, kellele ma räägin, on ju. Ja siis lõpuks ma ütlesin, suva. Mis ma sellega nagu halba teen, kui ma tunnistan, et mul on läbipõlemine, ma olen väsinud, ma ei jaksa, on ju. Ja minu meelest see oligi see aeg, kui see, nagu see tabu kadus ära või kuidagi, aga ennem seda ikkagi ta oli jah, ei käidud nagu väga teraapias või ei räägitud sellest ja kui käidi, siis jah, oli see pikem siuke, et enda teada või kuidas sulle, Kristi, tundub? Jah, noh, mina olen sinust ju palju vanem ja minu ajal ka, no kui mina veel noor olin, et ma isegi ei teadnud, et ma vahepeal ärev olin, ma arvasin, et kõik inimesed tunnevadki niimoodi, sest sellest üldse ei räägitud, no see ei olnudki teema, noh, et sa ei taha kooli minna või et sul on nagu, ma mäletan ka, mul oli 1,5 aastat oli koolis kunagi väga raske, ma ei suhelnud kellegiga, aga ma arvan, et mu vanemad ei saanudki sellest mitte kunagi teada, sest ei räägitud ja ma proovisin nagu üle saada sellest. Ja jah, sellest räägitakse järjest rohkem ja mõni ütleb, et hästi kurb on, kui mõni, ütleme niimoodi, pedagoog või keegi ütleb, et see on moehaigus tänapäeval, et need inimesed järelikult ei ole seda tohutut ja nende õnn, ma ütlen ka, et ma annan neile andeks selle nii lolli lause, et nad ei ole seda tohutut hirmu, ärevust, ängistust, depressiooni tundnud, see ei ole moehaigus, see on natuke koos meie ühiskonnaga kasvav haigus ja see on väga hea, et me sellest räägime, sellepärast et jätkuvalt, kui inimesel on vaimse tervise probleemid, siis minu arvates kõik need inimesed panevad selle enda peale, et nemad on ise kuidagi selles süüdi, nemad on endale selle kaasa võtnud, teised kõik on normaalsed, teised suudavad, ma ei tohiks nii tunda, nagu ma tunnen, mul on ju kõik olemas, mul on söök, mul on ema, isa, mul on, kellel on niimoodi, mul on kool, sõbrad ja siis, kui keegi veel ütleb, et võta ennast kokku või no mõtle häid mõtteid või jälle sa tuled selle teemaga, et kuna mul endal on ka olnud need väga, väga rängad ärevushäired, siis ma tean, mis see on ja see teeb kõige rohkem nagu haiget, teiste veits siuke halvustav või kuidagi naeruvääristav suhtumine, et minu enda üks sõbranna oli väga tugevate ärevusoogude käes ja ma nii mäletan, ta ütles niimoodi, et mul oleks lihtsam, kui mul oleks vähk või mul ei oleks ühte jalga, sest kõik tunneks mulle kaasa. Kõik tunneks mulle kaasa. Aga nüüd kõik vaatavad mind kui hullu. Aga tegelikult see haigus on sama, et noh, et kuidas, miks me nagu ühiskonnana, mis hetkel me nagu saame aru, et come on, see on väga ränk haigus, sellest on väga raske välja tulla. Et räägime palun sellest, sest et kõigile noortele, kes nagu julgevad mulle rääkida, et ma ütlen siinkohal ka, et lahendus on olemas. See lahendus on pikaajaline. See jääb alati sinuga kuskile kuklasse. Aga kui sa sellest ei räägi, kui me ei otsi abi erinevate spetsialistide käest, siis sellest on väga-väga raske välja tulla ja see võib lõppeda ikkagi suitsiidiga või siis on väga rasked söömishäired ja lõpuks ongi need noored kodus, et need on siis need, keda seda mina siis nagu ja minusugused inimesed püüavad aidata. Aga miks nii paljud noored üldse tunnevad ärevust? Kui tegelikult kõik on justkui okei, nagu sa tõid näiteks, et söök on olemas, kodu on olemas, miks siis ikkagi noored tunnevad seda ärevust? Ma arvan, et sinu enda sõbrannad ja kui sa oled rääkinud, et esiteks on see võrdlemine, teiseks me hakkame pihta, meil oli COVID, meil on hirm, meil on Ukraina sõda ja uskuge või mitte, kui palju on noortel terviseärevust, mida mina poleks siia uskunud. Ma kardan ära surra, ma kardan oksendada, ma kardan, et ma minestan, ma kardan kõike seda minna, ma kardan poodi minna, sest äkki minuga juhtub või ma käitun veidralt, ma pigem ei lähe, ma hakkan vältima ja mida rohkem sa nagu vältid neid asju, seda suuremaks ärevus läheb ja see tegelikult on nagu trigger, et su peas on üks mõte, mis hakkab ringi käima ja ma olen koostööd teinud erinevate psühhiaatritega ja meil on väga hea koostööpartner praegu, miks ma soovitangi minu poole pöörduda inimestel, noortel, kui on ärevus, on Tartus on psühhiaater Kadri Kool, kes on ise ka Tõrvast pärit. Ta on tippspetsialist Eestis ja neil on AJ kliinikus, neil on peraterapeudid, toitumisterapeudid ja nii edasi, et temaga selgitas, et see aju hakkabki, ta nagu
ühte lihtsat rada pidi käib, et kui sul muidu on inimesel või noorel peas, ütleme, et sa istud väljas, sul on miljon erinevat mõtet. Sa mõtled, mis ma õhtul teen või mis ma söön, mis ma homme teen, kas ma teen seda teist, mõte tuleb ja läheb, et mulle meeldib, kui mu armas sõber Triin Pärn ütleb alati joogas, et et lase mõtetel minna, tuleb üks mõte, lase minna, tuleb järgmine mõte, laseb minna, see on sul normaalne olek. Äreval inimesel on üks mõte. Ja see mõte ketrab ja sa oled öösel üleval ja sa lähed enda peale vihaseks, et ma olen selle mõtte läbi mõelnud, et ma ei sure ära või ma mis iganes, väga palju erinevaid mõtteid on, aga see ei lähe sul peast ära. Ja tegelikult pidi olema aju selline asi, et kui ta hakkab seda mõtlema, et tal ongi nii lihtne mõelda, ta enam ei lähegi selle teise teeraja peale, mis metsas on palju, et ta käib asfalttee sinna sisse ja sealt välja tulla on jube raske ja see mõjutab muidugi noorte pool kõvasti söömist. Nad lõpetavad söömise, sest sul ei ole mitte mingit isu ja siis hakkad vältima seda sama asja, et sa ei lähe kooli, sa ei taha minna, sa ei taha klassi ette minna või sa ei taha autoga sõita või sa ei taha lennukiga sõita. No see on miljon asja, millega ma olen kokku puutunud. Ma arvan, et te tunnete ära need asjad, millest ma räägin. Ja mina nagu mõtlen, mis veel nagu tekitab seda tänasel kuidagi siin ühiskonnas on see, et meil on nii megatempo peal. Me peame jõudma kõike, mega palju, me peame jõudma hästi palju koolis mingit materjali läbi töötada, ja siis me peame jõudma, ma ei teagi, kõik sotsiaalmeedia sisu läbi töödelda või ühesõnaga, et kogu aeg on kuskile kiire, ja see hirm nagu maha jääda mingist rattast, et see on ka nagu midagi, mis toidab väga seda ärevust, et kuidagi see elutempo on nii metsikuks muutunud, et kus meil kiire on? Vahepeal ma mõtlen, miks me tormame? Miks me ei naudi hetke? Miks me ei võta aega maha lihtsalt, et olla nagu koos oma vahel, on ja? Et jah, ja kindlasti mina arvan ka, et see sotsiaalmeedia on väga suur mõju, on ja, et appi, kas ma näed nüüd enda videot seal või et mingid... Kes see laikib mind, kui palju laikib, miks ta ei laikud? Miks ta ei laikid, täpselt, et seal on nagu nii palju erinevaid asju, et see hinnangut andmine nagu on väga, väga suur ärevuse tekitaja ja kindlasti need muud asjad ka, mis siis tänasel päeval, et läbi meedia ka meieni jõuavad, et paneme kinni selle Delfi, ei ole vaja vaadata neid uudiseid, on ja. Et jah. Nagu täna hommikune drooni asi, et ma arvan, et väga paljud noored läksid väga ärevaks. Mina oleksin ka. Rääkimata ja vanematest inimestest. Et jah, et kuidagi püüda rahulikuks jääda, et ei ole lihtne tänasel päeval. Aga kas on võimalik harjuda selle halva enestundega, et mingil inimesel ongi kogu aeg halb olla? Ma ennem kusjuures mõtlesin, kui Kristi rääkis sellest, et osad inimesed pisendavad seda probleemi, et et võta kokku ennast, on ju. Kõigil on täpselt sama raske. Siis tegelikult on see, et võib-olla need inimesed nagu ise ei mõtle selle peale, et võib-olla et ta tunneb ka ennast halvasti, on ju. Ja ta peabki seda normaalseks. Ta ongi harjunud selle tundega, et peabki raske olema. Elu ei peagi kerge olema. Elu ei peagi kerge olema. Mis mõttes ei pea kerge olema? Mõnus peab olema. Elu peab olema elamist väärt ja siin peab olema naeru, rõõmu ja häid emotsioone. Jah, muidugi tulevad negatiivsed asjad ka vahele ja tuleb ka need tunded läbi kogeda, on ju. Aga see, et pisendada seda vaimse tervise mure, siin ma arvan, et see on jah tõesti halb. Ma vastan su küsimusele, et ei, sellega ei harju ära. Sinu keha, kui sa keha hakkab andma märke, räägime läbi põlemisest. Minul on olnud see, kui mul oli oma lapsehoiufirma 12 aastat ja ma väga palju muretsesin, mu keha hakkas andma mingid märke. Mul oli kogu aeg mingi raskustunne nagu selja peal, käisin massaažis, käisin reisimas, mitte midagi ei muutunud. Siis hakkas niisugused väiksed sundmõtted, aga ma sundisin ennast kogu aeg edasi. Aga keha annab niimoodi märku, et sa ühel päeval ei suuda süüa, ei suuda voodist välja tulla, sa ei suuda minna mitte kuhugi ja mina arvasin ka, et ainult minuga juhtub see, et kuna ma tegin tööd jätkuvalt sundisin edasi, siis usute või mitte, ma kaotasin natuke nägemise. Ma ei suutnud, mu ärevus oli nii suur, et ma ei suutnud lugeda meile. Mu õde on lugenud mulle ette minu töö meile ja mina tsiteerisin silmad kinni, mida vastata. Et tegelikult ma tahan öelda, et ei tohi selle karjuda. Et sa võid lihtsalt konkreetselt ära surra.
mina ei olnud suitsiidne, ma ei tahtnud ennast ära tappa, mitte midagi sellist, aga mul keha ütles, et no kuule, võta hoog maha, see sama meeletu tempo, et mul sel ajal oli mitu firmat peal, lapsepõivifirma oli veel firmasid, ma kogu aeg juhtisin, ma suutsin, me ostsime ju Tõrva samal ajal maja, suppelungi käivitasime selle kodukohviku, nii et 24/7 ma tegin tööd ka laupäevad, pühapäevad, kui ma olin nädala sees Tallinnas, siis nädalavahetusel Tõrvas, et ma räägin enda lugu, jagan sellepärast just, et sa ei tohi harjuda ja sealt välja tulek oli väga karm ja väga pikk ja tänu antidepressantidele ja ma ütlen veel kord, et inimesed, täpselt samamoodi, kui sul on köha, sa võtad rohtu, kui sa oled sellises olukorras, sul on vaja abi ja sealt on võimalik välja tulla, noored, et kui sul ei sobi üks rohi, siis sul sobib teine rohi ja ma ei ütle kohe, et lähete rohtude peale, et ma veel kord ütlen, et kui lähete näiteks saate AJ kliinikusse, siis siin teiega tegelevad algul psühholoogid, tehakse testid, asjad, ega rohtu ei kirjutada kergelt, aga kui noor on sellises augus juba, et ta ei suuda sealt välja tulla, siis tuleb seda teha ja kuhu me siis nüüd jõuame, et meil jätkuvalt, nagu te ütlesite, et miks seda, et kas tänapäeval nagu sellest juletakse rääkida. Teate, meil on väga palju vanemaid, kes ütlevad, minu last hulluks ei tembelda. Mul on öeldud sellist lauset, et ei, ja alaealine võib minna arsti juurde ainult vanema nõusolekul ja mina olen selle poolt, ma tahan öelda, et vanema nõusolekul, see tähendab seda, et üks minu tööosa on ka vanematele rääkida. Et mõnikord ma pean väga palju, mitu kuud seda tegema, et ütlema, et ta ei tule ise välja. Ta ei tule välja, et kui sa nii jätkad, siis temaga juhtuvad täpselt need asjad, millest ma rääkisin ja ütleme niimoodi, et kui me nüüd jõuame veel siit samm edasi, et kõik teavad, kui palju noored lõiguvad. Käed, jalad, reite, siseküljed, kannavad pikkade käistega särke, see on kõik sellest, et kuidagi oma pinget nagu maha saada. Teine asi, see on muidugi alkohol on eilne päev, on narkootikumid, et see toob lõõgastust, aga see on ju hetkeline, et alati võtab lõivu, et kui sul üks päev natuke nüüd siis parem olla, siis järgmine päev sa oled sügavamas augus, et ma ka üks Valga psühholoog ütles või vaimse tervise õde ütles kunagi, et tal on õudne öelda ja ta ei tohiks öelda seda lauset, aga et alkohol on kõige kiiremini kättesaadav antidepressant ja meie inimesed joovad väga palju ja see on seesama, nagu sa ütled, Aigi, et see on elutempo, sul on megakiire ja siis tuleb see nädalavahetus ja ma tahan korraks tunda ennast nagu lõõgastunult, mida me enam ei oska niisama saavutada. Ja alkohol tuimestab, on ju. Niimoodi ta kipub olema tõesti. Aga Liisa, kuidas sulle tundub koolis, kas sa näed, et tegelikult on noori, kellel on neid probleeme, kas noored julgevad omavahel rääkida? Ma usun, et kindlasti on neid noori, kellel on palju probleeme ja ma usun, ma ei oska öelda, kas nad räägivad omavahel või sõpradega näiteks või kas nad käivad kuskil psühholoogi juures, aga ma kindlasti soovitan minna, aga kindlasti on Tõrva gümnaasiumis ja teistes koolides väga palju neid inimesi. Ise kui inimene võib tunduda, et tal ei ole mitte midagi viga, siis alati võib olla. Mina isegi soovitan, et kui ei julge minna sinna psühholoogi või terapeudi juurde või siis rääkige omavahel nagu kurda lihtsalt muret, et ma tunnen ennast, sa oled julge seda kas või sõbrale välja öelda või kellelgi on ju, et rääkimine on ka hästi oluline ja muidugi need vaimse tervise teised vitamiinid, et liikumine, ma ei tea, hobidega tegelemine, mis meil veel on, et see on ülioluline meie jaoks, et leidke midagi, mis teile natuke rõõmu pakub, kui sa tunned tõesti ennast kurvana, ärevana, et see on ülioluline. Mina ka leidsin, et kui minul oli läbipõlemine, siis minu sümptom oli see, et ma ei saanud laptopi vaadata, mul läks kohe süda pahaks. No, sest sealt tuli sinu jaoks see trigger. Jah, just. Aga siis mina leidsin trenni enda jaoks ja siis ma hakkasin trennis käima, tegema nagu hästi palju enda sõpradega suhtlema, lauamänge mängima, on ju, et lihtsalt nagu leidmagi neid rõõmuhetki rohkem või tekitama ise natukene neid, et kuidagi viisi, et ma ei tea, oma lemmikloomaga koos olla või looduses nautida rahu ja või linnulaulu, et tegelikult neid ilusaid asju meil on ikka päris palju ümberringi. Ma nõustun Aigiga hästi, et rääkimine aitab. Et ärevad inimesed ütlevad alati, et kui nad saavad kas või kellegiga natuke rääkida, sa saad selle tühjaks rääkida, et see on esimene asi, et sõbrale ikkagi rääkida seda.
ja kui kellegi teisele ei julge. Ja kui mina tunnen ärevust või sellist või mingi asi on mind ärritanud näiteks või kuidagi see päev on pingeline olnud, siis ventileerimine, lähed kas või me oleme õpetajate toas vahepeal, lähed sinna ja ma ei tea, Deivi, siis loed maha seal mingisuguse emotsiooni ja siis okei, thanks, ma ventileerisin ennast ära, et sorry, et aga ja siis ongi, ei ole hullu midagi, et sain sulle toeks olla või kuidagi selline, et see natukenegi väike ventileerimine või vahepeal nagu, et see on jah oluline, et mitte enda sisse koguda ka neid asju. Ja ütleme ka märgid, et kui sa ise ei ole ärev või sul ei ole, nagu sa ütlesid, haige, tegelikult kõik tunded on okeid, et kui me oleks kogu aeg debiilselt rõõmsad, et see ka ei ole okei. Ja sa ei peagi olema rõõmus, ma nagu mõtlen, et kui ma saaks olla lihtsalt rahulikult, et pea kurb olema ja rõõmus, elada oma rahulikku elu, see oleks ka juba täitsa hea, on ju. Aga et kui sul endal ei ole, aga ikkagi sa näed enda sõbral või tuttavad või klassikaaslaseid märke, tead, kui palju aitab, kui sa lihtsalt lähed küsid, et kas sinuga on okei, kui palju selle inimesel aitab, et ütleme niimoodi, et kui näiteks neiud või noormehed ühel hetkel kas hakkavad minema paksemaks või kõhnemaks, ühesõnaga välimus muutub. Kui hakkavad need ülipikad käised olema, stressipluusid, mis tõmmatakse alla, et see siis neid, ütleme, lõikumisarve näidata, kõik see, et sa käid pesemata justega, see ei ole sellepärast, et ta ei viitsi ennast pesta, ta ei suuda, tal on juba nii ükskõik, kõik need kapuutsid või asjad, siis midagi on juhtunud, kas on juhtunud tema kodus või on siis see ärevus nii suur tal mingil põhjusel, et siis tegelikult me võiks üksteisest rohkem hoolida ja küsida, et kuidas sul läheb, et kas sul on kõik okei, eks noored teavad, kuidas seda, et temale võib see olla elu päästav moment, et keegi hoolib. Et ega meil on ju praegugi ka lapsi ju, kes ja see on ju, see mitte meie vallas, see on igal pool on lapsi, kes ongi koduõppel, kes ei suuda kooli tulla, et nad lihtsalt ei suuda kooli tulla. Ja on ka lapsi, kes on ATH lapsed, kes teistmoodi on ärevad, tulevad kooli, aga nad ei suuda paigal olla, et seal on ka ju taga ju ikkagi on võimalikud teraapiad ja ravi ja ütleme distsipliin ja siuke kord, et kõik see, mis nagu kaasa aitaks sellele. Ja uni on ka ju see, millest me ei ole rääkinud. See on teine teema, me võime kõik rääkida. Selles mõttes, et mis ju tekitab, ongi see, et see on nagu ahelreaktsioon või siuke surnud ring, et meil on see nutisõltuvus on ja siis ei suuda seda telefoni ära panna, vastu, kell on 4, ma pean magama jääma, sest et 3 tunni pärast on juba äratus on ja siis kõik läheb on ju, et magage ilusti. Mina lähen õhtul kell 9 magama, kui mul on juba, kell on juba 10, mul tekib ärevus appi, ma ei maga välja. Et ja tuleb, see on nii oluline just areneval organismil ka, et öö ja päev on segi noortel. Siis nad ei jõua kooli minna, unustavad asjad maha, need on tegemata, nad on unised, siis nad lähevad vihaseks. Et siin jälle, ütleme, et vanemad noored saavad seda tahtejõuga, te peaksite ise suutma seda ikkagi kuidagi reguleerida, aga muidu ma ütlen, et ma vaataks nagu vanemate poole. Et kui ikkagi noor ise ära ei reguleeri, siis ruuter välja või mis siis iganes seda seadet teeb, et tegelikult sa aitad kaasa, ta on nagu sõltlane. Et ära pane sõltlasele seda suitsu või alkoholi või ma ei tea, süstalt, sa ei paneks või jätaks ju laua peale, kui sa tead, et sul kodus sõltlane. Võta see välja, see ruuter, peida ära, paar korda karjuvad, alles täna kuulsin, et üks ema isegi kakles oma tütrega reaalselt telefoni pärast ja pärast oli hea rahulik olla. Et ta magab välja ja tal on parem, et vanemad peavad teadma, mis lapsed teevad. Aga muidugi vanemad ei kuula praegu seda podcasti, et ma ei tea, miks ma seda räägin üldse. Suunake vanematele ka kuulamisel. Kõik, kes kuulavad, siis laske vanematel kuulata. Ja vanemad, kes kuulavad, laske noortel kuulata. Ja kui mõni noor tunneb, et tema vanem võiks minuga rääkida, siis ma pärast ka muidugi ütlen ja võib-olla Aigi siis viib kooli ka natuke infot, et kuidas minuga kontakti saada, et need noored, kes mu juures käinud on, võivad ju, tähendab, nad ju keegi ei ütle, kes mu juures tulevad, aga ma kinnitan, et teie lugu jääb konfidentsiaalseks, ma võin ka rääkida teie vanematega, et ma tahaks hästi toetada teid, et mõnikord ka piisab sellest, et ma saan ema või isaga eraldi kokku ja ma annan seda vaadet või siis ema ja laps on mõlemad kabinetis ja siis nad julgevad rääkida, mis nad vastastikku tunnevad, et see üllatus on päris suur, et ma tõesti ei teadnud, et sa mõtled, et ma sellepärast käitun nii, et aga tegelikult käitun hoopis sellepärast, et oma emale ja isale oma tunnetest on palju raskem rääkida kui võõrale inimesele.
ja kindlasti, kuigi ma ise olen ju noortenõustaja ja saanud erinevaid koolitusi, et ma arvan, et minu poeg ka ei julgenud mulle rääkida, et samamoodi minu poeg on üle elanud ärevust ja tütar on üle elanud ärevust ja et see puudutab ju väga paljusid peresid, aga veel kord, et sellest on võimalik nagu välja tulla, et lihtsalt on vaja abi otsida. Aga miks nii paljud noored ei julge abi küsida? Seesama asi, häbimärgistamine. Oletame, et sa kasvad keskkonnas, ma toon näite, kui sa oled gei, aga su isa on eluaeg ütlenud, et need on peded ja homod ja need pole õiged mehed, kas see poeg julgeks tulla ja rääkida? Ei, või kui öeldakse kogu aeg, et see on täis hullu, et minul last hulluks ei tempelda ja psühhiaatrite kohta öeldakse hulluarst ja nii edasi, et mitte iialgi see laps kodus ei räägi, see noor, mitte iialgi. Miks ma peaksin? Need on ju väga julged noored, kes võib-olla siis, kui nad kodust on lahkunud, hakkavad nagu abi otsima, et mingil moel, et mis tekitab ka ärevust, on see sama asi, et see, ütleme, need sood teemad, et ma ei julge ütelda, et ma olen tütarlaps, et mul on tüdruk sõber, et ja poisid veel vähem julgevad tunnistada seda, aga ja see tekitab neile väga suurt pinget ja ärevust ja ka need noored tegelikult arvavad, et nad on friigid, parem kui ma poleks siia sündinud, tahaks teha enesetappu, nad ei leia abi, eriti raske on, kui sa elad väikelinnas, et väga keerulised teemad, jah. Ja siis kindlasti on see ka, et me oleme ikkagi karjaloomad, on inimesed, on ju, ja me tahame olla nii-öelda koos ja kogukonna liikmed ja kui võib-olla mu arvamus ei ühti võib-olla suurema üldsusega, siis tekib see tunne, et mind heidetakse siis välja, on ju. Et kindlasti sellepärast on ka seda hästi palju, et kardetakse, et sõbrad ei võta meid omaks siis, või kuidagi selline see teema ka minu meelest, et kahju, jah. Ja ütleme niimoodi, jälle see teema, mida üldse pole puudutanud, mis on noorele kõige tähtsam? Sõbrad. Sõprade arvamus. Just. Ema, isa ju mingil hetkel on ju, no ütleme nii, et allpool nulli nende arvamus. Sõbrad on kõik ja kui sulle sa kardad kaotada sõbrad või sa kaotad sõbrad, ma ei tea, need inimsuhted on ju keerulised, eriti tüdrukute vahel. Üks päev nad on sõbrad, teine päev nad ei ole. Siis sa tegelikult noore jaoks on kõik, maailm on lõppenud. Sest et äkki mind ei võeta enam. Punti on ja, et see kuuluvustunne on tegelikult ülioluline. No see on meil kõigil tegelikult vaja. Kuuluvus ja tunnustusvajadus on meil kõigil olemas. See on tõesti tavaline asi. Et jah. Ja kuidas saab noort muuta kõige paremini? Ainult headusega. Nii palju mina olen aru saanud, et kui ma tahan midagi saavutada, eriti nooremate noorte puhul, et tegelikult need noored, kes on nüüd seaduse järgi on alates 13 aastat, kellega ma tegelen, aga on olnud ka palju nooremaid. Et mis mu lause asi oli? Mis ma hakkasin rääkima? Mis oli oluline? Headus, headus ja siis tullakse, issand jumal, kodutööd on tegemata, tunnis sibeleb, möllab, räägib vastu, see sildistamine, ta on nii halb laps, ta on kogu aeg selline olnud, aga vaata nüüd, mina olen kõik teinud, aga miks see laps nüüd midagi ja ta saab kogu aeg seda halba, ta saab koolis halba, ta saab kodus halba, siis ma räägin jälle seda juttu, mida kõik teha, ma olengi halb, no kui te niimoodi räägite, ja siis ma olengi aru saanud, nende lastega ma ütlen kohe ära, ma lähen koosolekutele, ütlen ka ära, teate, mind ei huvita ümarlaudadel, teie võite rääkida kõik, mis ta on halvasti teinud, mina olen siit ja mina olen alati noore poolt. Ja siis proovid leida selle tema tugevuse, mis paneb teda käima ja tema käitumist nagu muutma ja see tegelikult on ikka täiesti hämmastav, mida võib saavutada sellega, kui ta päriselt saab aru, et sa usud temasse ja sa leiad temast midagi head, sest tihti ta ise on juba loobunud. Ta ise ka arvab, minus ei ole mitte midagi armastusväärset. Ta ei teagi, selles mõttes, et temas võib olla. Aga ma korra tulen täiesti selle alguse juurde tagasi, kui sa rääkisid, see, mis sa praegu rääkisid, et noorsootöö ja
noorte märkamine ja siis ja Covid ja siis Covidi ajal oli üldse ja see kuuluvustunne ja siis, et noorsootöö on see selline kogukonna kokkutoomine ja noorte ühendamine on ja siis Covidi ajal oli järsku tulid mingid ametnikud kuskil suurepärase idee peale, et noh, tuli neid punte laiali ajades, siis on et saadame noorsootöötajad siis neid noori laiali ajama. ja esiteks nullime usalduse täielikult ära on ja siis noh, ongi lammutame seda nii-öelda noorte sellist nagu ühtsustunnet ka veel on et võtame, rebimegi nad lahti, et kui nad üksteist nagu saavad usaldada on või räägivadki, et siis võtame selle ka neilt veel ära. Et nad ei tohtinud isegi õues koos olla. Nad ei tohtinud õues koos. Noh, oligi, et oli vaja need pundid seal bussijaamast laiali sajad, et saadame noorsootöötajad seda tegema, et aga see on ka hea, et kui tänapäeva vaata, et kui vanemad ütlesid, et ütlevad, et mine ometi välja või kõnni või tee midagi, siis Covidi ajal oli vastupidi, et kõik tahtsid väljas olla, aga siis jälle vanemad ütlesid, et lõpeta ära. Ma arvan, et see oli tohutult raske aeg, et ma ei tea, kas Liisa oskad kommenteerida või sinul ei olnud? Minul ei olnud, sest mul isiklikult oli kodus mu õde, kes on umbes sama vana kui mina ja siis me saime hästi läbi ja sõpradega sain hästi läbi. Tegime videokõnes isegi, kui ei saanud õue minna, aga ma ikkagi mäletan seda esimest korda, kui tohtis õue minna, anti luba ja siis oli küll väga hea. Nii et mul oli väga hea kogemus, mulle meeldis see. Nii tore, kui inimesed suutsid nautida seda, sest et praegu küll mõtled, issand, tuleks paariks nädalaks ajaks kas või see Covid tagasi saaks lihtsalt korra juhtme seinast välja tõmmata. Sest mulle endal ka meeldib, et ma räägin alati niimoodi, et kui ma tulen koju, siis ma tahan olla hästi palju üksinda, sest mu töö on see, et ma nagu hästi palju räägin, hästi palju annan ja siis ma pean kuidagi, ja veel kord, et minu töö on selline, et ma ei saa sellest rääkida oma sõpradele, ma ei saa sellest peaaegu mitte kellegile rääkida, ma võib-olla saan mõnele kolleegile rääkida, võib-olla, sest ma räägin veel kord, ma olen väikses linnas ja ma ei saa ventileerida, mis tähendab seda, et ma tahan olla koju, kui ma tulen töölt koju, siis ma kindlasti 1-2 tundi ei räägi suurt midagi, ma vaatan aknast välja, olengi koeraga või vaatan täiesti tühja pilguga näiteks Friends'e, sest et see on alati nii positiivne, see võtab mul nagu selle pinge maha. Ja siis, kui tuli Covid, et kuna kogu aeg ma ise aimasin ja arvasin, et ma olen nagu nii, mulle hullult meeldib üksindus ja ma tahan üksinda olla, see oli vastupidi, ma tundsin puudust, ma tahan sõprade kokku saada, ma tahan minna restorani, ma tahan naerda ja lõkerdada ja kõike seda ja seda ei olnud, vaata, et see oli nii suur pinge endaga. See võeti ära. No vot, mis veel teada tahate, noored? No ma tahan küsida, kui kaua sa oled olnud heaolu spetsialist? Selle töö peal olen nüüd olnud 2 aastat. Nagu ikka meil Eesti Vabariigis on väga paljud asjad on projektipõhised, see on Euroopa Liidu rahadest, on see töökoht nagu loodud riigi poolt ja see on veel 2 aastat ja siis edasi küll ei ole teada, mis saab, et ma väga-väga loodan, et kas siis riik või KOV või keegi või siis see projekt jätkub, et seda töökohta ma arvan, et on vaja ja ma olen ka kuulnud, et mõned inimesed isegi tõrvas on ütelnud, et see ikkagi, mul on ju teatud protsent noori, kelle ma pean saama tööle või kooli tagasi, et see ikkagi, see on niivõrd väike ja sa tegeled ainult umbes mingisuguse 45-50 noorega ja korraga ma suudan tegeleda üldse 10-ga, sest et ma ei tee mingit grupinõustamisi ega asju, sest see kõik on üks-ühele töö ja nad on väga katkised noored. Aga ma ise mõtlen, et kui ma ka poole aasta jooksul olen ära päästnud 2 noort, midagi nende elus muutnud, mingi julguse andnud, et siis on juba hästi. See tähendab seda, et kunagi on välja arvutatud ka seda, et kui inimene läheb tagasi tööturule, siis ka maksude näol siis riigile ta teenib maksumaksjana ja oma elu jooksul umbes 1 miljon, mis tegelikult muidu läheks sotsiaaltoetuste peal ja töötukassa peal. Et ma arvan, et see on oluline ja väärtuslik töö, et aga ma ise alati mõtlen seda, et kui üks uks läheb kinni, siis teine uks läheb lahti ja kuna see noored, sotsiaaltöö ja inimeste aitamine niikuinii on minu teema, et ma kindlasti leian siis viisi, kuidas sellega jätkata, aga praegu on nii, et 2 aastat veel olen olemas, jah. Tahaks selle koroona teema juurde tagasi tulla, et seda oleme juba mis siin 10 korda maininud, aga nii-öelda, kas sa oled näinud, kui palju nagu noori tegelikult siin ise ka mainiti, et sul vast tuli peale koroonat ärevus?
mina olin vist see, kes ütles, et ärevust oli. Minul oli, tekitas ärevust. Mina töötasin kultuuris ja see oli nagu väga mõjutas seda kõike siis. Aga öelda, et on mõni noor, kes ei ole nii ekstravertne, on rohkem introvert ja ta juba ei käi väljas, ta juba ei tee midagi, siis ta on jälle, mis 2-3 kuud on ta põhimõtteliselt ei käi kuskil enam. Et kas koroona tõttu siis võiski tegelikult hästi suur nii-öelda laine tulla peale, kus hästi palju noored saidki selle tõttu ärevuse. Muidugi oli neid, kes see vast väga üldse nagu ei mõjutanud, et ma arvan, mul oli nagu päris hästi. 2-3 kuud ei pea koolis käima, aga nagu mõnedel noortel muidugi äkki ei ole nii ekstravertsed, nagu ma rääkisin, ja äkki neil läkski see vaimne tervis halvemaks sellepärast, kuna nad ei suhtlenud ja jah, sest seal oli ka see aspekt, et kui ma nüüd natuke õudseid lugusid teile räägin, et pered olid kodus 4 seina vahel, ma toon näite, emad-isad ka, emad-isade sissetulekud langesid. Mõned ei teeninud üldse midagi, kes töötasid, nagu sa ütled, kultuurivaldkonnas, teater, kino, kunst, ka fotograafia, et kui inimestel ei ole sissetulekut ja raha, siis tekivad vanematel ka pinged, probleemid. Pluss, kui ema ennem tegi süüa hommikul ja õhtul, siis ta pidi tegema 3 korda päevas. Ja tegelikult need pinged tõusid ja seda tihti pannakse laste peale. Ja lapsed hakkasid rohkem peksa saama ja see on fakt. Ja see on fakt ka Tõrvas, et naabrid andsid teada, et seal kõrval korterist kostub laste peksmist ja karjumist ja nuttu, et inimesed 4 seina vahel veits loomastusid. Ja mis te siis arvate, et kas see laps siis nagu oli vaimselt jäi terveks või mitte, et see, mina ütlen, et see oli õudne aeg ja üldse sinna ka korterisse sisse saada oli raske, sest me ei tohtinud ka, ütleme, et ka sotsiaaltöötajad ja niimoodi, aga me ei tohtinud kuskile minna, aga päästmed ikkagi, see oli koostöös politseiga ja nii edasi, et osad lapsed ikka läksid täitsa katki sellepärast, et vanematel olid väga suured pinged. Ja mina arvan, et see sotsiaalne ärevus ka ikkagi kasvas ka sellest, et ei saanudki rääkida, on ju. Ja siis pärast nii-öelda tagasi naasta sinna normaalsesse ellu, ma arvan, et see oli omakorda jälle väga keeruline nendele, kellele see sotsiaalne ärevus niikuinii juba probleeme valmistas, aga ma arvan, et see kerkis esile ka nendes, kellel see varem ei olnudki nagu teema, on ju. Et jaa, ma arvan, et see ikka tekitas väga-väga palju igasuguseid vaimseid muresid. Ja haigi, et see, et sa tõid välja, et varem ei olnud teema, ma tean küll ühte näidet, et enne seda 2020 sündmus, siis tegelikult tal ei olnud üldse viga, kõik oli piialine, oli inimene, aga siis tuli 2020, midagi läks valesti. Ja et saada tagasi nii-öelda tavalisse ellu, siis võttis päris kaua aega. Ongi, et see on nii oluline just, et samad see kuuluvustunne on ja see sõpradega olemine ja jutustamine on, et need kõik asjad on nagu üliolulised meile, et see vaimne heaolu oleks terve ja tervislik. Ja ma tahan veel tuua ühte asja, mis nagu, miks mingid, minul on need noored on, kahjuks on üks ühine joon on olnud ikkagi, neil on halvad kogemused koolis olnud, koolikiusamine. Ma ei ütle, et koolikiusamine on massiline, sellepärast, et mul ei ole massiliselt ju noori. Aga need noored, kes koju jäävad, siis nad suure surmaga veavad läbi 9 klassi ja mõtlevad, et never, ma ei lähe enam ühtegi kooli. Ma tegin selle õuduse läbi. Mind kiusati kas siis klassikaaslaste poolt, on ka juhtumeid kui õpetajate poolt ja ta ei lähe ka edasi õppima. Aga mis juhtub, kui noor ei lähe edasi õppima, siis tal on ju tööle saamine kitseneb. Ma toon näite, et mis siis Tõrvast meil on, need on maasika korjamine, metsa istutamine, võib-olla liistutehases pahteldamine, kui sa oled kiire. Aga sealt edasi ei ole, sest et edasi on vaja sul ikkagi mingisugust ju eriala olnud omandatud, et kutseõpet või midagi. Ja siis need noored jäävadki koju ja iga aastaga, mis noor on kodus, iga aastaga järjest rohkem tema
enesetunne, eneseväärikus, enesest lugupidamine väheneb, sest ta mõtleb, et ma ei ole piisav, kõik elavad oma parimat elu ja ma selles vanuses, nagu ma ütlen, et sõbrad on kõige tähtsamad ja see võrdlemine ja mina olen siin kodus ja all on veel see rämedad, ütleme siis need vaimse tervise probleemid kiusamise näol, nad on ennast ära lõikunud ja nii edasi, et üldjuhul siis nad abielluvad suht ruttu, tarvitavad alkoholi, saavad ise lapsed, need lapsed on katki, sellepärast et see on nagu selline surnud ja õudne ring, ma tahaks öelda, et sellepärast tulebki võidelda, kõik me peame võitlema koolikiusamise vastu, kõik me peame andma teadma, kui me teame, et kellegi kodus väärkoheldakse lapsi, suur ohumärk on alati, kui peres on kas kasuema või kasuisa, neid lapsi ikkagi võetakse erinevalt, et kui me ei pane silmi kinni, et ma ei ütlegi, et kõik peavad nagu minema maailma päästma, sest me oleme erinevad. Minul näiteks väga meeldib see ja mul on olnud inimesi, kes ütlevad, et nad kunagi tahaks sellist tööd teha, sest nendele meeldib teistsugune töö, aga täiesti piisab, kui sa annad teada, et meil on ju sellised infoliinid, kus sa saad anonüümselt anda teada, et minu kõrval korteris toimub selline asi. Või kui sa oled väiksem laps või sa võid kirjutada, siis koolis on ka ju, meil on ju sotsiaalpedagoogid või asjad ja kui sa ei julge koolis minna, kardad, et välja tuleb, siis samamoodi sa võid kirjutada mulle või sa võid kirjutada, meil on ülitore noorsoopolitseinik Merike Sooma, suure südamega inimene, kes alati tõttab appi ja on ka, oskab väga diskreetselt asju ajada. Ja veel kord ütlen, et vanasti öeldi lastekaitse, nüüd on laste heaolu spetsialistid. Ärge kartke neid ja ärge kartke politseid, sest me oleme tegelikult ainult siin, et siis neid noori aidata ja kaitsta, sest noored on ju meie tulevik ja keegi peab neid kaitsma, et lihtsalt see nii on, et ma vahepeal ise mõtlen niimoodi, et kuna ma töötan ju abi vajavate lastega, siis ma vahel mõtlen nii, et issand, et kõik ongi nii halvasti selles mõttes nende lastega, et ma olen nagu nii kurb ja õnnetu, aga ma tänan nagu, et mul on õelapsed Bianca ja Liisa, siis ma näen, et nad teevad sporti ja mängivad võrkpalli ja möllavad, et kõik ei ole läinud, et lihtsalt mina töötan selle kontingendiga, et ma ei taha nagu, et praegu see nagu väga morbiidseks see saade läheb, aga see on minu töö ja mulle väga meeldib see töö, et lihtsalt märkame. Jah. Sest mina seevastu töötan koolis ja mina näen neid väga ägedaid noori ka ikkagi väga palju on ju. Ja ma usun, et need väga ägedad noored nagu siis Liisa ja Mikk on ju, et kui teie näete või need teised noored, kellel on enesekindlust, et te näete kuskilt mingit ebaõiglust või mingit kiusamist, et siis te julgete ka öelda, kuulge, see ei ole okei, mis siin praegu toimub, et lõpetage ära, et see on ka juba see väike asi, millega me saame maailma muuta, et natukene meie seda keskkonda, kus me elame, paremaks muuta, et need ongi need pisikesed asjad, millega meie saame maailma paremaks muuta. See on hästi ilus mõte, et vaata kiusamisel on kiusaja, kiusatav ja siis on pealtvaatajad, neid on kõige rohkem. Pealtvaatajad saavad asja muuta, et me ei tolereeri seda, et see ei ole okei, kas sa oled nõme, ütelda kiusajale, kas sa oled nõme, et kui me kõik julgeme seda teha, et siis me saamegi muuta. Või küsida selle kiusaja käest, miks sa seda teed? Tal on ka kindlasti mingi põhjus, et miks ta seda teeb, kas ta tahab siis näidata kellegile veel hullemale kiusajale, et ta on ka mingisugune tegija, on ju, et võib-olla see asi on selles, on ju, et me ei pea kohe hakkama, et davai nüüd karistame sind, on ju, et püüame siis leida selle mingi see juure või kuskile minna, et aru saada, et miks need asjad nagu nii kaugel lähevad, sest et vägivald ju sünnitab vägivalda ja nendest asjast kasvavadki need ühesõnaga, sealt see lähebki lappesse. Sest me peame ka aktsepteerima seda, et kui on klass, et kõik ongi alati, on liider. Igas kambas on liider, klassis on liider, siis on liidrisõbrad, siis on kaasajooksikud, siis on need, kes on tagasihoidlikud, siis on need, keda natuke narritakse või tökatakse, see on alati nii, aga see võib olla kõik mõistlikkuse piirides. Et ma olen siin viinud ka Tõrvas arenguvestlusi läbi poistega, kes ka arvavad, et on gängsterid, ma toon näite. Ma ütlen, aga sa võiks olla nagu hea gängster ja sa võid olla ka hea liider niikuinii peab olema. Aga kaitsegi neid väiksemaid, võta nagu see, mitte et ma ei peksa neid väiksemaid, aga ma olen hea liider, sa oled ikka liider, ega austus sinu vastu ei vähene. Liidrite põhihirm on see, et neid ei austata, et hoian siis hirmuga seda kohta üles, täiesti teistmoodi ka saab. Mina tahaks ikka tuua, et minu arvates mulle tundub, et Romet Kivi oli kunagi hea liider.
Sest ta ütles ka, et siis kui tuli see, et vaata vetsus ei julgenud käia keegi. Tüdrukute vetsus oli ju täis hulluma ja ma olen ise seal käinud rääkimas poistest samamoodi, et kõik läksid vetsu, veip heideti kuskile sinna lae alla ja siis kõik käisid kordamööda seda seal tõmbamas. Ja siis ma tean lapsi ja noori, kes ei julgenud päev läbi vetsu minna, sest seal käis möll, noh, liidrid ja nende sõbrad möllasid seal. Aga ma tean, et kunagi on Bianca on ütlenud, et kõik välja peksnud, sest ta tahtis vetsu minna, kui sa juba oled vanem, siis sa julged teha. Ja Romet on ütlenud ka, et kas te olete nagu idioodid või mida te siin vetsus veibite, et maailma romantilisem koht, kus olla on ja et äkki seda mõtet siis nagu endaga kaasa võtta. Just. No võt, mis kaua me rääkinud oleme nüüd siis? Juttu jätkub kauemaks veel. Juttu jätkub küll kauemaks, aga ma arvan, et mõni meist tahab koju minna. Kes seda? Sina tahad koju minna? Miks sa tahad koju minna? Sina ei saa ju. Ei saa, jah. Me saame teha osa 2 ka, et ei ole muret, on ju. Ma arvan ka, et täna me oleme päris palju juba saanud päris toredaid kurbasi, olulisi teemasi läbi võtta. Olulised, aga ei tohigi kurb olla. Kurb ei tohi olla. Kõigest saab üle. Mina ütleks pigem see, et absoluutselt jah, kõik on okei ja kõigest saab üle. Õpime siis sellest ja lähme tugevamini edasi. Aga aitäh, Kristi, tulemast. Aitäh, Liisa ja Aigi. Et muud ei olegi. Mina olen siis ka Mikk Üksvärav. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Aitäh. Aitäh. Aitäh.